see krambid teema on endiselt aktuaalne. Kas teie koondisest võistlesite Eesti tõsiselt, kas meil ei olnud kedagi niisugust suurt krambitajat, kes sellega hädaspäev oli? No Jaak Mael oli, ta tõmbasid need kohad siit krambid. Jalgadel tal nagu ei olnud probleemi, aga just kui ta käis neid sõitsi pikki maid. No ütleme 30 kui ta pääses veel nipi-napi tavaliselt ära. Aga 50 oli tal ikka juba siuke väga reaalne, et ta hakkasid käed siit kuskilt tagant nagu krampi tõmbama. Aga ütleme, ta mingid siukse eelisi vahendeid nagu ei kasutanud küll, jah. Soola või asju? Ja, ta sõi jah selle soola neid nagu sõi, eks ole, ma mäletan. Ja jõi seal mingid neid aminojooke ka, kus olid nagu sellised asjad, aga et siuks mingid ampulle ja niimoodi. Aga nüüd ütleme isiklikult, ma olen nagu nüüd ratta puhul küll nagu neid nii-öelda, mis need on, need vedelikud, eks ole, ei teagi, mis nende nimed on. Et neid ma olen nagu küll kasutanud, et kui mingid see Haanja 100 ja mis siin veel on, et pikemad need, et siis ma olen nagu ikka jah, pannud seal mingi 1 või 2 tükki, et seal on tõesti jah, et vahepeal see distants on nii pikk, et ja lihas on ka lihtsalt see, et eriala lihas puudub ratta peal ja siis ongi, et mitte erialased tehad võivad nagu teist tööd tehes nagu teatud tingimustes hakata nagu krampi tõmbama küll, jah. Tuttav teema nüüd seesama triitsepsi kramp, et lõppu see 10 kilti tuleb juba elvani, et kas keppide pikkusega annab mängida või? Jaa, annab küll, jah. Miks sellest pidas, et mul uisukeppidega pigem lähevad kiiremini käed krampi kui lühemate keppidega? Ja see ongi sellepärast, et see õla kramp ja sa ei jõua neid nagu niimoodi ette üles välja tõsta. Et see ongi see point, jah. Ma olen ise ka proovinud, et tegelikult on mugavam nagu sõita, kui trennis sõita nagu siuksel aeroobsel lävel ja alla selle, siis nagu väga nagu, ma ütleks niimoodi, vahet ei ole. Aga vähemalt mul oli nii. Aga nii kui läheb nagu kiireks tööks, et sa pead nagu need pikad uisukepid, mis on 10 senti vähemalt pikemad, kui mitte rohkem, et siia ette üles viima, siis nagu läheb asi käest ära, jah. Ja siis õlavöö väsib juba kiirelt ära. Et ma mäletan seda, et me proovisime seda, siis kui oli Võrus suverulli võistlus oli ja seal proloog oli mingi 1,5 kilti ja isegi 1,5 kilomeetrit, seal pidi muidugi hästi kiiresti panema, eks ole. Et õlavöö ei pea vastu lihtsalt. Ja kõik järgmised, ütleme selle, et mingid muud sõidud, need ikka sõideti tavalise klassika kepiga. Et väga nagu ei soovitaks. Eriti veel, kui ei ole nagu proovinud ka, siis ei soovita üldse panema. Eks eelistaks ikkagi lühikest klassika kepi. Jah, just. Ja rohkem just kere ja kõu ja sellepärast. Absoluutselt. Ainuke, kus ma olen nagu üldse suusavõistlusel kui keppe vahetan, kui ma viimast aastat sõitsin seda Marcialongat, siis see on ka ütleme see viimane tõus, kes teab, eks ole mingi, ma ei tea, 3 kilti pikk ja nüüd põhimõtteliselt oledki nagu kohe kodus, et seal ka siledat maad on nagu järgnev. Ja siis pika kepiga on nagu tõusu minna hästi hea, et sa ei pea enam nii palju hullult alla kummardama, vaid lihtsalt ainult kätega nagu siit eest sulud läbi, eks ole, ja keha püstises asendis, et sa ei pea enam selle peale nagu aega kulutama, et sa seda keha veel uuesti üles püsti tõstad. Ja siis ma nagu seal tõusu all vahetasin nagu klassika kepi uisukeppide vastu ära. Mulle nagu raskelt meeldis. Et ma sain sealt nagu päris hästi ülesse. Aga jah, et niimoodi, et mõelda, et panen palult uisukepiga Elvasse, eks ole, see on juba siuke üsna riskilihma värk, et seda nagu pigem ei soovitaks, jah. Kas see tõesti nagu on-off selles mõttes, et on nagu klassikakepp ja uisukepp, kas seda ei või nagu siis mingi 2-3 sendi kaupa nagu? Jah, tegelikult, no ma ei tea, see ongi, et kuidas nagu keegi harjunud on, aga mina näiteks 5 või 7, ma isegi proovisin, et näiteks mingid seal Saksa maratonid, need on ainult silemaa põhimõtteliselt. Ja isegi ma ei proovi mitte nagu see kepifirmade nende astmestik ette näeb, et seal iga 2,5 sendi tagant. Ma võtsin isegi 1,5 senti pikemad kepid ja ma kohe tundsin, et mul on ebamugav. Eriti just nagu pikka aega sõita ja ma ei hakanudki nagu üldse enam nagu rohkem lumelaagis proovid ära, seal on hea, et on mingi tsükli lõpu mingi pikk trenn on, eks ole, tuleb sõita 2 tundi paarist, võtsidki kohe niimoodi, et võtsid mingi, no siis ma proovisin nagu, küll oli nagu mingi 2 senti ja üks pikem kepp, eks ole. Ja oli kohe ikka selgelt, kohe tundsid, et mingi 40 mindi pärast läks ikka nagu kohe jube kuidagi ebalevaks asi. Ja siis ma vaatasin, et väga nagu pointi pole.
et see tegelikult isegi 2 senti, kuigi noh, kui me võtame 157 või 159, eks ole, et iseenesest see nagu protsentuaalselt on niivõrd väike vahe, aga tegelikult selle ikka tunneb ära, et sa selle õige pikkuse kepiga oled teinud ikka, ütleme nii, et ma ei tea, mustmiljonid kordi neid liigutusi ja sa ikka selle kohe tunnetad ära, et see nagu päris õige asi ei ole. Mul on üks toitumise kohta, et küsimus. Noh, toitumisega on niimoodi, eks ju, et kui sa juba tunned, et energiat on vähe, siis on juba hilja. Jaa, siis on selgelt hilja. Et ja tõenäoliselt sa pead tundma, eks ise enda organismi, kui kiire on su ainevahetus ja mismoodi süüa. Aga seal toitlustuspunktis pakutakse igast pirukaid ja asju, et ma tegelikult hästi ei saa aru, mille pärast, mis asi see, milleks hea on, et miks hapukurk hea on, no. See on see, et tekiks siuke soolane maitse suus, eks ole, et ta võib nagu enese tunda nagu jube heaks korraks nagu lüüa. Siis mäletan kunagi Elmo Kassin oli siuke suusataja Eestis hästi tugev. Temal oli alati, kui ta sõitis 50 kilti, siis tal pidid olema need kiluhuulid, kus tehti see leib, pudistati ära, siis hakiti see kilu ära ja siis veeretati siuksed kiluhuulid ja siis neid pandi tal mingi 4-5 korda selle 50 aega, lükati lihtsalt suhu. Ja vahepeal ta isegi ütles niimoodi, et ta ei neelanud neid alla, aga ta lihtsalt nagu mingi pool minutit nagu nämmutas seda suust, tekkis megasoolase maitse, sülitas välja ja pani jälle edasi, ütles, et jube hästi nagu mõjus. See võib olla nagu psüühiliselt ka nagu. Spordijoogi maitse. Jah, just, jah. Et seal võib nagu see teema ka olla. Aga kui ütleme niimoodi, et on nagu selgelt tunned, et nüüd on energiakriis, noh, siis ära enam seda vaata, et on ta mingi pirukas, banaan, rosin või mis iganes, paned nii nagu jõuad, kõik läheb näost sisse. Et saada nagu mingigi energia tagasi, seal ei ole. Laks hakkab tulema. Kas energiakeelid ja need asjad on omal kohal? No need on jah, see keel on muidugi jube hea asi. Selle keeliga on jälle see teema, et kui neid ise nagu kaasa võtta, panna siia mingite haaknõõlte, mingite klambritega siia numbri külge kinni, siis ta isegi ei pruugi ära kaduda, aga miinuskraadidega, mida rohkem neid on, seda hullem, ta ei tule enam välja. Ta on lihtsalt sinna ära kivistunud ja teda ei saa enam kätte. Et omal ajal ma panin, ütleme Vaasal ja seal ikka panin kanetkeele ja ikka 3 ja 4, aga seal ongi see, et see on nagu ennem pooldega kokku lepitud, et vaat selles punktis üks vend annab keeli, tõmbad selle kähku sisse ära, teine mees on seal 50 meetrit eemal ja see annab joogi kohe peale ja läheb uuesti edasi. Aga need muidugi aitavad küll kõvasti, jah. Energiat taastada. Enne joogipunkti siis keeli. Jah, aga ütleme, see on jah, ütleme, et kui sihuke enne joogipunkti paned ära, eks ole, ja seal kohe jook peale. Aga just see, et jah, et kuidas seda sooja keeli nagu saada. Mina vähemalt ei tea, et mingid sellised keelid oleks, mis nagu ütleme -10-12-ga, mis säilitaksid selle oma nagu viskoossuse, et sa saad seda kohe mõnusalt pigistada, et nad lähevad nii kuradi paksuks ära, et nad ei tule enam sealt välja. Väga lihtne. Need toimivad ainult nendega, millel on kordid peal, et paned niidiga kaela ja nad on sul siin põues ja siis lased selle lukku lahti, võtad ühe välja. Vot, näed, tuleb juba sealt ka igasugust välja. Toimib väga hästi ja kui ei taha tervet võtta, lükata uuesti põue tagasi ja... See ongi 3 annustega. See on ju 3 annused, see ei... Osad on ühed. Ei, sponsori omad on parajad üks. Ja ütleme, et minul nagu sellist kogemust ei ole, ma isegi nagu ei ole mõelnud niimoodi, siis ma olen kogu aeg pannud ikkagi niimoodi, et rae äärest kohe ära ja... Aga siin numbri taga ja siin on kogu aeg sooja. Kanep hakkas meil esimesena niimoodi panema turvas. Ja see, ütleme, jook on ka ikka siuke asi, et noh, kui hakkab mingi siuke tunned, et hullud nüüd tahaks juua, siis on nagu totaalselt hilja juba. Et see põhimõtteliselt peaks jälgima seda reeglit, kui vähegi saab, et iga, no ütleme 20 minuti jooksul jämedalt 250 milliliitrit, no okei, 200 siis seda jooki. Et kui ikka üle 2 punkti juua, see on nagu selgelt vähe. Mis see keeli toimeaeg nagu on, et sa ütled, et taastab kiiresti? See on asi, imeni küll kiire. 10 minutit või pool tundi või? No ma arvan, et ütleme 10 minutiga juba ta nagu mõnusalt annab juba tunda. Et see on nagu kindlalt, ta ongi tehtud just selle baasil, et nagu hästi kiiresti imendab asi. Jah, mis küsimus? Kas on mingi oht nagu liiga palju juua?
no ei tea, mina ei ole sellist ohtu nagu kogenud, et seda ise nagu see on ka ikka nagu tunnetuslik asi, eks ole, et nagu ei saa hullult ka nagu liiter ei ole mõtet korraga ära juua, aga see kõige ideaalsem ongi see, et sa saad nagu teatud ajavahemikud, aga teatud koguse jooki. Et kogu aeg see vedeliku tase oleks optimaalne ja sellest vedelikust saad siis omakorda nagu energiat ka. Et üle juua, üle võib süüa pigem, aga ma ei usu, et nagu üle juua saab väga. Et seda ma nagu hästi nagu ei usu. Siis ütleme, maratoni eelmine nädal, kas seda tankimist ei ole nagu? See on ka jälle ütleme niimoodi, et hästi erinev, et ma tean näiteks, et paar mul ütleme sellist head sõpra on teinud neid teipereid ka, eks ole. Et ütleme see kõige minivariant vist oli niimoodi, et ma ei mäleta, see oli 4 või 5 päeva. Sõid ainult valkusid ja siis 3 päeva enne siis nagu maratoni siis hakkasid süsivesikutega nagu laadima. Aga mäletan, et see oli 98. aastal, no siis ma olin juba niimoodi natuke juba hakkasin sinna ainult maratoni sõitude poole nagu kalduma. Ja siis ma olin nagu Rootsis, läksime nädal aega enne Vaasat, läksime sinna ühe rootslase juurde elama, siis tal oli seal üks tuttav ja see tegi seda teiperit seal. Sõi praadis seal hommikul siis mingid mune ja sõi riisi ja mingi kurki seal sõi, eks ole, ja siis vaatasime ka, et no okei, et võib-olla isegi on nagu hea, eks ole. Aga me ikka panime veerpaluga nii nagu meile meeldis mida iganes sõime, eks ole. Ja pärast ma lihtsalt küsisin selle rootslase käest, et mitmendaks see vend tuli, eks ole, kes seda teiperit seal sinu juures tegi. Siis ta ütles, et 25. kilomeetril maast enam jõudnud teada sõita, siis mõtlesin, et ma ikka elus ei viitsi enam sellega jamama hakata. Sama Tartu maratoni ei ole mõtet katsetama hakata. Jah, et tegelikult oleks näiteks suvel nagu eriti vaata ja võistja võib-olla või mis iganes. Aga seda võiks, ütleme, viimane variant oleks seda teha näiteks, ütleme, kes sõits näiteks Viru maratoni või nii edasi. Et kelle nagu ilmus huvi nagu seda proovida on. Mõnele see mõjub juba hästi. Ja siis, aga see on jah, ütleme niimoodi, et sihukeste estalopeti poole pealt võib seda nagu katsetada. Jah. Legend räägib, et sõiti enne Vaasa võistu 3 muna, see on õige. Ei, 3,5 korda, see on või ole. 2,5. Isegi tavaliselt ikkagi ütleme niimoodi, et kui ma võitsin, siis ma ei teinud raudselt ühtegi muna. Ja kui ma teiseks tulin, siis ei saanud ka. Et täiesti tavaline. Ma arvan, ma sain seal mingi 2 singijuustu võileiba, siis mingi enam-vähem korralik keskmine kausitäis moosiga putru ja isegi mingi väike kerge kohvi ka, eks ole, ja peale seda hakkas ainult spordijook minema. Vah peale. Aga see muna muidugi on nagu teema, et see nagu kahju ei tee, aga 3 ma arvan ei ole mõtet nagu süüa. Kui ütleme, on legendi kohta. Ja, see on jah. Ei, seda ma panna praegu käe südamele ütelda, et see täpselt nii oli nagu ma ütlen. Ma mõtlesin kahju, et mis tast nagu kasu on, et mul on hea asi muidugi. No siin ta on nagu nii ja naa, et iseenesest ega ta nagu halba ei tee, aga ega tast nüüd jah, ütleme suurt kasu ka ei ole. Ratturid ma olen kuulnud, need söövad nagu näiteks ütleme hommikul ka pastat, eks ole. Mulle hommikul see pasta söömine nagu väga ei meeldi, mul on ikka pigem see pudruvärk on nagu südame lähedasel. Ja see on ütleme täiesti maitse asi, kes ikka tunneb, et siuke mõnus soolane makaron hakli ja kastega oleks nagu hea, võib seda hommikul panna, aga pigem ikkagi pudermoosiga, ma arvan, nagu mõistlikum variant. Ja siis sinna üks muna näiteks. Ja sinna üks muna juurde. Moosi. See on ka ütleme nii, et see, et kas te panete sinna pasteeti või panete sinna sintki või juustu selle võileiva peale, ärge seda mõelge, et äkki ma panen nüüd 15 senti kiiremini, eks ole. Täiesti mõttetu mõelda sihukest asja. See ikka sõltub ikka sellest treeningust, kuidas uusk on määritud, eks ole, ja paljudest muudest olulisemalt asjadest.